Tere! Suvi on läbi saanud ja sügis on küll ilus ja pikk ja soe, aga suvelillede hooaeg hakkab ikkagi läbi saama ja miks mitte kasutada siis suvelille ampleid ära kevadiseks sibullillede lasanja istutuseks. Kui anum on olemas, siis esimeseks kihiks läheb põhja drenaaž. Lillesibulaid ei pane otse drenaaži peale, vaid vahele paned ikkagi mullakihi või siis substraadikihi, mis sul endal parasjagu käepärast on. Ja see on üheaastane istutus, et siin me väetist ei kasuta. Kui kasutad kompostihunnikust mulda, siis jälgi, et juured saaksid välja, mis ei segaks su kevadist lilleilu. Ja esimeseks kihiks meil on siin liigid on tulp, hyatsint ja puškiinia. Puškiinia on siis kõige pinnalähedasema istutusega ja tulp tahab siis neist kõige sügavamat istutust. Ehk siis kõige alla esimeseks kihiks panemegi tulvisibulad. Ära pane neid sibulaid ka liiga tihedalt, siis see istutus tuleb sul lihtsalt liiga tihe. Ja nüüd esimese selle kihi katad jällegi mullaga, et kõik oleks kaetud. Jälgi, et sibulad ümber ei kuku. Muidu neil läheb lihtsalt liiga palju energiat ennast jälle püsti hoida. Mulda paned nii palju, et lillesibulad oleks ilusti kaetud. Järgmine kiht läheb hyatsint ja hyatsindisibulaid võtsin vähem, pannes selle arvestusega, et nad satuks enam-vähem nendesse vahekohtadesse, mis tulpide vahele jäid. Katan lillesibulad siis mullakihiga. Ja viimase kihi moodustavad siis need lillesibulad, mis siis vajavad kõige pinnalähedasemat istutust. Mina olen valinud puškiinia. Ühe liigina võid kasutada krookuse sibulaid, võid kasutada sillasid. Kindlasti ära too anumat tuppa sooja, sest kevadel õitsvatele sibullilledele on oluline jaheda perioodi läbimine. Üle talve saad hoida ka anumat siis maasse kaevatuna. Sel juhul on oluline, et anum oleks ikkagi ilmastiku kindel ja tal oleks põhjast nii drenaaž kui ka augud. Võid jätta ka välja pinna peale, aga sel juhul kindlasti talvel kuhja ümber siis lund võiksid katta palkasekangaga või ümber mingit sooja hoidvat materjali nagu turvast või midagi kuhjata, et päris lageda taeva alla ära jätta. Ja nüüd pole midagi muud kui kevadet oodata.